Minu nimi on Kaur Kiisler, ma olen Astrek Data ja Pilvea üks asutajatest ja tegevjuht ja kõrval siin on Tarmo Katmuk, kes on meie tehnoloogiajuht. Ja ma jagan välja ka kohe meie slaidid. Mõte on selline, et ma teeks põgus ülevaate kuni 10 minutit siis ettevõttest, kes me oleme, mis me teeme, ja siis seejärel Tarmo tutvustaks mõnda S3 või selle meie salvestusteenuse siis kasutamise juhtumit. Meil see kuulajate hulk ei ole üldse nii suur, et kui kellelgi küsimus ja on, siis ma arvan, et täitsa kohe on okei, kui mitte kirjutada, vaid jutusekka küsida. Aga ma nüüd jagan oma slaidid välja. Ettevõte, mis seda Storage Vaulti teenust riigipilvest pakub, on Astrek Data. Ja siis see automaatne teenusplatvorm, mille alt teenus jookseb, on Pilvea. Tava kohta veel ka, tegelikult ütlesin, lähme edasi. Astrek Data on siis et me oleme selline regionaalne pilve ja hostingi teenuse pakkuja, tegutsenud juba üle 7 aasta tänaseks, aprillis 2014 asutatud. Ehitasime 2015 aastal Jõhvi oma datakeskuse Telia endisesse hoonesse. Esimesed teenused olid meil colocation ja rendiserverid, privaatpilvede ehitamine. Kuskil 2016. aasta lõpust, 2017. aasta algusest me oleme arendanud oma sellist täisautomaatset pilveteenust, millega me tulime välja 2018. Ja fookus ongi meil sellisel public cloud pilveteenusel, mille siis üks komponent on seesama siis andmesalvestusteenus, mis on ka Pilvea või mis on ka riigipilve küljes. Riigipilves oleme alates 2019. Olime seal esimesed tegelikult konsortsiumi välise erasektori teenusepakkujad oma S3-ga. Ja täitsa ma võin öelda, et meil on arvestatav osa kliendibaasist on ka siis riigipilve kaudu. Paar sõna veel meie datakeskuse kohta ka, et me oleme selline teenusepakkuja, et meil ei ole lihtsalt selline teenus, vaid me oleme ettevõte, kes siis haldab ja manageerib tervet stacki alates siis füüsilisest datakeskusest, serveriruumist, serveritest, storage'ist, kõigest. Loomulikult meil ei ole oma andmesidekanaleid, et me kasutame peamisi Eesti operaatoreid. Ja see hoone, mis meil seal Jõhvis on, tõepoolest, et see on endine Telia Telekomi hoone, see on turvaline, meil on seal PCI DSS sertifikaat, samas oleme ka deklareerinud ISKM vastavust. Tänu sellele, et Telia seal endiselt edasi on seal olemas ka kõik Eesti olulised andmesideoperaatorid, et andmeside on meil hea. Ja see on seesama hoone ka, et võib-olla olete kuulnud, et kuhu siis on loomisel või käimas on töö, et sinna tuleks siis Jõhvi tehnoloogia pool, kust hakkavad siis arendajad tulema nii erasektori kui ka riigi jaoks. Pilveplatvorm, see on siis see meie fookus asi, millega me tööd teeme ja mida me arendame ja mille kaudu me teenust pakume. Me algusest peale oleme tahtnud ehitada sellist lihtsa ja intuitiivse kasutajaliidesega süsteemi, kus siis kasutaja tuleb peale, läheb tal võib-olla mõni minut aega ja saabki hakata oma siis infrat ehitama. Pilve on infrateenus jaas teatud platvormi elementidega. Ja see platvormi osa on ka see, et mille kallal me siis tööd teeme, et tuleks mugavusteenuseid, et tõepoolest seda keerukust siis peita lihtsa kasutaja liidese alla. Samas on meil täismahuline API olemas kogu sellel keskkonnal. Tarmo hiljem oma demo teeb, siis ta töötabki tegelikult API-ga, et me kliendid on põhiliselt on siis arendajate meeskonnad, SaaS-pakkujad, järjest rohkem on igasuguseid ERP-süsteemi jooksutajaid ja siis S3 või selle andmesalvestusteenuse poole pealt on meil ka sellised 2 nagu kasutusjuhtumid. Üks on backup arhiiv, kus siis tõstetakse meie juurde oma backup ja teine pool on siis see, et järjest enam kasutatakse S3 ka rakendustes sellise mugava data store'ina
ehk siis kõik andmed, mis ei nõua madalat latency't, mis ei ole transaktsioonilised, on väga mugav tegelikult S3-dest, et kasutaja vaates see S3 me teenus on ka elaste, ehk ei ole vaja mingisugust kettamahtu ette broneerida. Arvestus käib gigabaidi täpsusega, gigabait tundides ja põhimõtteliselt on võimalik kasvada ja kahaneda täpselt nii nagu vaja. Ja teenused siis hetkel meil on, mis on platvormil olemas, on virtuaalmasinad, siis seesama S3, millele me täna ka keskendume ja on olemas ka võrkude haldus ja siis floating IP. Võrgud ongi see koht, kus meil on nüüd uut funktsionaalsus siin tulemas selle eelmise kvartali jooksul. Ja siis me nüüd teemegi S3 teema. Aga ennem kui me sellest S3 teemasse läheme, et ma nüüd jagan teist ekraani ja näitan korraga siis keskkonda ennast. Et see tuleb mul siit. Nii, nüüd ma jagan meie pilvekeskkonda. Et põhimõtteliselt on sedasi, et kui uus klient tuleb, siis ta loob endale konto. Siis vastavalt sellele, kes ta on, et mõned kliendid eelistavad krediitkaardiga maksmist, mis on ka meie eelistatud lahendus, aga me pakume ka klientidele siis arvega maksmist, et esimene asi on oma kontoandmed sisestada, krediitkaart külge panna, siis saab kohe kasutama. Kui on soov arvega maksmise järgi, siis me saame kirja, kindlasti kontrollime järgi, kes ettevõte, kes see klient on ja kui kõik sobib ja on usaldusväärne, siis me avame selle konto. Ja kõige olulisem koht siin teenuse juures meil ongi siis nagu compute storage, et compute on see koht, kus saab siis ressursse ehk virtuaalmasinad, storage see koht, kus saab S3. Ma korra näitan seda compute'i poolt ka, et UI kaudu virtuaalkeskkonna loomine käib sedasi, et on valida, kas virtuaalmasin, meil on ka teatud app-kataloog olemas, mis sisuliselt tähendab siis eelseadistatud virtuaalmasinaid, kus on mingisugune rakendus eelseadistatud. Meil on selline eksperimentaalne konteinerhosting ka sellel hetkel ei peata, et see on tõesti eksperimentaalne, et see on meil siin sellise nagu proof of concept'ina rohkem, aga see virtuaalmasinide app-kataloog on see tõesti selline production küps. Meil on kliendid, kes on meie juures olnud üle 2 aasta juba, kellel on väga tõsiselt sellised SLA nõudmised, et teeme tööd selleks, et oleksime jätkusuutlik ja usaldusväärne. Ja siis virtuaalmasina loomisel saab valida virtuaalmasina Linuxi siis distributsiooni ja versiooni. Pakume ka Windows serverit 2016-2019. On võimalik valida selle masina suurus, kas eeldefineeritud või siis siin slideriga. Et oluliselt täpsemalt saab kõike teha ka API kaudu tegelikult, mitte ka teha, vaid API kaudu saabki. Ja kui on kasutajanimi, parool, SSH võtisoovi korral ja virtuaalmasina nimi sisestatud, siis läheb ligikaudu 3 minutit või pisut vähem, kui virtuaalmasin on valmis. Et me hakka seda hetkel siin läbi tegema aja kokkuhoiu huvides. Et siin on siis virtuaalmasina vaade, et kui ma teen selle masina valmis, see tekib siia, kui need on rohkem, siin on pikk nimekiri nendest. Et siin on üks Ubuntu server näiteks toodud ja siis siit sellelt lehelt on näha siis, et mida selle masinaga teha saab. Seesama floating IP võrkude halduse osa, mida ma siin näitasin, on see, et põhimõtteliselt masina küljes saab soovi korral eemaldada avaliku IP-aadressi. Neid aadresse saab siin juurde teha, saab vahetada masina küljes. Masina kustutamisel ka saab öelda, et näiteks mitte kustutada IP-aadressi, jätta see siia võrgu alla alles. Näiteks kui on vaja infras muutusi teha, aga IP-aadress on DNS-iga seotud, siis on mugav seda IP-aadressi enda käes hoida. Siis kõikidel kasutajatel on ka oma privaatvõrk, VLAN ehk siis sisemine aadressiruum. Tihtipeale meil lahendused ongi sellised, kus väljapoole vaatavad kas load balancerid või mingi firewall ja siis seal taga on siis sisemises aadressiruumis toimetav infra. Virtuaalmasinatele on võimalik juurde panna ressurssi, ära võtta ka nii RAM-i kui CPU-d. Ketast saab ainult suurendada. Samas masinale saab lisada ka lisaketteid, et neid saab vabalt kustutada siis ka, aga bootketas on selline, millele saab ainult mahtu juurde panna, et selle vähendamist me ei luba siin. Ei ole nagu võimalik hästi implementeerida.
Ressursi arvestus käib ka siin tunni aja täpsusega, et loetakse kokku CPU, RAM ja storage. Vastavalt siis igal komponendil on ühikuhind. Kui siin UIs öelda masinale stop, siis tiksub ainult siis kasutatud ressursi ehk siis bootgette või block storage'i arvestus, et nüüd on see masin seisma pandud ja matlikast läks kohe hoopis teiseks. Kui ma selle masina uuesti nüüd käima panen. Vahepeal ma räägin siin veel, et on masinaga on see billing account, meil jooksevad sellised meetrikad. Hetkel on ainult online seis, mida siin näitab, aga töötame selle kallal ka, et oleks ajalugu näha ja saaks siin alerte seada. Siin kettavaade. Platvormi on sisse ehitatud ka lihtne backup. Kui see on sisse lülitatud, siis tehakse nädalane backup ja hoitakse 4 viimast backupi. Ja siis on olemas ka snapshoti funktsionaalsus. Et snapshotte saab teha nii palju, kui soovitakse. Et see masinad käima läks käima, et ma saan näidata snapshoti tegemist ka. Et snapshoti tegemiseks masinad seisma pole vaja panna. Tekib siin snapshot. Mis meil veel on? Siin on võimalik kloonida seda masinat. Meil on sisse ehitatud SSA terminali koht lihtsalt mugavuse huvides, kui kiiresti tahta toimetada. Ja samas on olemas ka tegelikult siis platvormi konsool ehk siis konsooli ligipääs masinale. Tihtipeale läheb seda vaja, kui on mingi firewall kinni konfigureeritakse või SSA-ga midagi katki läheb. Ja põhiliselt nüüd on ülevaade antud, et siin snapshot sai ka valmis, et snapshotist saab siis teha tegelikult uue virtuaalmasina, ehk siis tehakse kloon sellest masinast lihtsalt uue IP aadressi alla. Restore tähendab seda, et lihtsalt taastatakse see endine seis siis sama IP külge ja siis saab seda siit ka kustutada. Storage'i koha pealt on meil siin, see on see koht, kus siis tegelikult saab S3 või Offset Storage'it kasutusele võtta. Et paketi loomine on siin, saab teha paketi ja siin põhimõtteliselt on siis näha selle paketi access key, secret access key. On näha ka seda, et kui palju seal paketis on siis objekte ja mis on selle paketi suurus. Siis funktsionaalsust veel, et siin on meil koht, kus siis saab genereerida API-võtmeid, et API-t kasutada ja siis anda edasi ka ligipääsu teisele kasutajale oma kontole, et siis juurdepääsu delegeerimine. Et lihtsalt nüüd kiire ülevaade sellest platvormist, aga siis nüüd annakski tegelikult sõna hea meelega Tarmole ja siis Tarmo räägiks sellest S3-st. Kui on vahepeal küsimusi tekkinud, siis praegult oleks, siin üks küsimus on. Ma kohe. Max RAM on 16 giga. Max block storage bootgetas on 2 tera ja siis CPU count on 16. Hetkel on API vaba. See on võib-olla eelmisele. See on eelmisele, jah? Ja. Vabandust. Kui rohkem küsimusi ei ole, siis sõna Tarmole ja nüüd siis S3 teema. Võtan selle ekraani endale seal lähemast, nii on parem lükkida. Ja õige asju siin. Ma korra näitan uuesti veel seda ekraani, mis meil oli siin sellest, mida Kaur näitas nii. Et siis Kaur näitas ilusti ära, et meil on võimalik teha access key'sid ja ma teeksin kogu selle järgmise tegevus, mis ma teeksin, või alustaksin seda tegevust just nimelt API tutvustamisest. Ja API-ga tööd tegemiseks või API-ga kasutamiseks on vaja siis luua API võti, millega pääseb siis platvormile ligi API
ja selle loomine käib lihtsalt, nagu siin Kaur näitas ennem, et loome API võtme, anname talle nime, seome ta mingi billing kontoga ära ja siis luuakse meile võti, mis on sarnane mingi niisuguse asjaga, eks ole, siin on meil üks näide on olemas. Siis API kohta on kirjeldus, on meil olemas, on meil see läks valesti vist. API punkt. Meil siin otse link oli ka. Ja ei ole. Siin. API kirjeldus. Just, API kirjeldus, jah. Võt näed, juba tekkinud mingi uuendus siia, mida ei ole tähele pannud. Ja API kirjeldus on meil suhteliselt ära kirjeldada, mida see API siis nagu võimaldab teha, eks ole, meil luua või ütleme saada teada oma kasutajainfot, siis ma ei tea, virtuaalmasina kohta on suht põhjalik API, on siin loomisest kuni kustutamiseni välja, mida kõik sellega saab teha, samuti suuruste muutmine ja nii edasi. Ja storage'i kohta on samamoodi, on meil siis, see on siis meie object storage, mitte siis block storage. Manipuleerimine siis siin on ka kirjeldatud, näiteks kuidas meil on võimalik paketeid teha, object storage'i paketeid teha, võrdlemisi lihtsalt kurkäsuga, eks ole, ja seda me nüüd siin oma näites praegu kasutame ka. Nii, aga ma ei tea, miks me hakkame väike pihta siis, et ma võtan neid teise akna jagama vist. Et mul on, font on võib-olla natukene kaamata täita. Tekstiga. Hakkab siin vaikselt tekkima, et nii, nüüd on meil ehk see font on nähtav juba. Ja kasutasime siis seda kurlkäsku siin, ma siit kohe teen koopia endale käsust. Kohe seletan ära ka, mis siin siis nagu toimub. Esimese käsuga me siis loome võtmed storage'iga manipuleerimiseks ja me siis ära kirjeldatud ka meie enda Pilvio API token selliselt hiideris ja endpoint, kuhu pihta siis päring saadetakse, postpäring ja tulemusena siis näidatakse meil see token just siin ekraani peal ära ka, et see on see kasutaja, kes on selle tokeni kasutaja ja access key ja secret key, nendega on võimalik ka need manipuleerida kolme käskudega. Ja teeme bucket'i siia siis juurde ka, et kohe selle käsk on siis jälle kurli käsk, eks ole, viitame sellele, et me läheme sinna bucket'it tegema, ma ei tea, mis ta siis tegelikult eesti keeles võiks ta olla, mingi andmekonteiner, jällegi API key on meil siin vajalik bucket'i nimi, sellega on ära muutmas meil niisugune bucket'ist on juba olemas. Jah, niisugust ei olnud. Ja meil tegelikult on selle, ütleme, nüüd siis loodi meil paketena. Me tegelikult hea meelega näeksime varianti, et kirjeldatakse ära ka billing konto, mille alla see paket või mille pealt see paketi arveldus hakkab siis edaspidi nagu käima. Konkreetselt on siis billing konto identifikaator meil siin olemas ka. Ja just nii, loodime see paket ära, ehk siis kui me ennem tegime kasutaja või Kaur näitas, kuidas kasutajaliidu siis paket tehakse, siis
et meil, ma tegin selle samase liigutuse, siis käsurealt ära. Edasi, vaatame, meil siin on kohe listing olema nendest paketitest, mis meil on, nii just, midagi valesti. Okei, me saame lugeda paketi kohta infot, mis mingisugune hea demo efekt tekkis kohe, eks vaatan, mis valesti on. Okei, no ma pärast võib-olla uurin, aga põhimõtteliselt me peaksime sellega suutma nagu näha siis paketi mingisugust detaile ka. Ja loomulikult saame siis paketi kustutada ka. Teeme kustutame samas paketi ära, mis me siis tegime. Nii, käsu. Ja anname lihtsalt, ütleme, kirjeldame siis nagu delete käsuvad ära ja me põhimõtteliselt ei tohi seda paketit enam olla. Siin ka ei ole, okei. Ühesõnaga paket abikätte enne. Paket. Ma ei tea, praegu ühesõnaga mingil põhjusel see nagu ei toimi, pärast uurida. Aga see on, üldiselt on võimalik siis selliselt näiteks automatiseerida pilviva platvormil paketite loomisi, kustutamisi ka ja võib-olla seal kasutajate loomisi või ütleme ligipääsude loomisi samamoodi siis, eks ole, luues neid API-võtmeid paketitele ligipääsemiseks. Need paketid on klassikalised S3 paketid, ehk siis tegelikult me saame nendele ligi ka AWS käskudega, ehk siis ütleme paketi sisu manipuleerimine, või ütleme kopeerida või salvestada faile või sealt lugeda faile AWS käskudega või siis ka mingisuguse tööriistaga, graafilise tööriistaga, näiteks nagu CyberDuck või Forklift või S3 brauser. Neid tööriista on veel, mis räägivad S3 keelt ja siis ütleme ka backupi lahendused, mis räägivad või mis suudaks backupi teha S3. Põhimõtteliselt peaks siis suutma meie lahendusega toimida. Nii, aga teen võib-olla siin, meil on need uued võtmed siin olemas, et Kaur kasutas vanad võtmed ära oma temas, mis iseenesest ei ole probleem. Ma kustutasin enda tehtud võtme ära, teisi ei kustutanud. Ei, see oli õigend üks võti, vahetama. Et me teeme kohe, ma konfigureerin ära, ma olen AWS CLI on stylitud. Lisan siia võtme. Nii, paneme siia access või secret key ka. Selle jätame defaultiks. Regiooni nimi on teadupärast mitte ainult sellepärast, et meie paket peaks asuma kindlasti USA idarannikul, vaid sellel on ka teatud parameetrid, mismoodi siis sellele paketile peaks nagu ligi mindama. Kirjeldaks ära ja tahame väljenduseks siis JSON formaadis. Ja vaatame kohe, kas meil siis 3LS näiteks peaks meil näitama ära. Mul on meil HTTPS 3. Joo. Et siin meil on näha, et meil on 3 paketit on olemas. Tundub, et meie
too pakett kustutati ära, aga meil on olemas siin demo pakett ja Kaur tegi ühe paketi siia ja siis on meil üks mingisugune paket veel, et see on 3 paketit, kus me siis peaks olema mingit sorti informatsioon sees olemas. Okei, aga laeks siis ise sinna ühe faili üles, ma teen ühe faili mingisugune suvalise sisuga näiteks fail, paneme talle mingisuguse suuruse näiteks, ma ei tea, 1 kilo. Siukse sisuga meil on siis fail, mille prooviks siis nagu üles laadida ja see on siis AWS-i käsul on siis 2 käsku, on siis AWS S3, me vaatasime seda paketi sisu selle S3-ga, proovime selle AWS S3 API siukse käsul üles laadida, oma loomu poolest nad teevad kui põhimõtteliselt ühte asja, kui teisel on see konfigureerimise võimalus või ütleme, optsioonide võimalus on vähe suurem. Nii, paketiks kirjeldame siis sama see, mille me siin lõime, näiteks sama tema pakett. Nii, anname siis selle võtme ka sinna juurde, mis nimega siis meil peaks sinna salvestatama. Ütleme, et me tahame selle objekti nimeks, ütleme, me tahaks nagu visuaalselt vaadata, et see on nagu grupeeritud mingitesse kataloogidesse ka, et näiteks MyTir, meie kataloog ja meie fail on siis mis selle faili nimi oli, mingi MyTest fail. Fail kirjeldame ära, et me tahame just nimelt meie oma fail, see on siis see fail, mis meil lokaalselt on olemas praegu, selle laeme siis üles. Ja muidugi me peame siin ära kirjeldama endpointiga praegu. Endpoint on siis meil jällegi s3.py. Anti meile tagasi selle faili tag, et siis see on unikaalne objekti identifikaator on see. Ja kui me nüüd vaatame oma neid seda S3 objekti paketit. Meil demo paket. List object, vabandust. Nii, meil on näha, et meil on niisuguse võtmega fail on üles laetud, tema suurus on selline, e-tag peaks siis olema selline, mis siis on siin antud tagasi või mis anti meile selle uploadimisel siis see tagasi, et me võime olla kindlad, et see fail on seal olemas. Nii, ja vaatame võib-olla ja download imist võiks ka siit proovida, eks ole, et me tahaksime seda vaadata, seda faili kätte saada, aga ütleme, tahame teise nimega seda salvestada, et meil on siis nagu võrdlus olemas. Et meil on tõesti nagu 2 faili sinna siis nagu jäänud alles, AWS S3 API, get object, eks ole, miinus paket, oli meil demo paket. Endpoint on meil siis, selle endpoint urli võib ka kuskil ära automatiseerida, on see lihtsalt tegemata jäänud, et kuskil, ma ei tea, aliasse panna või mis iganes variant võiks olla. Tavaliselt küll keegi siin käsureal iseenesest neid käskusid vaevalt, et sisestab, et enamalt jaolt kasutatakse neid kuskil skriptides, sest see ei ole iseenesest relevantne selle endpointi kirjeldamine eraldi, vaid see on siis skriptis sees, on kuskil muutuja näiteks või midagi sellist.
s3.pil oli meil siis mydir ja mytest fail, eks ju, ja mytest fail retrieve, nii. Ikka need typod tulevad sisse, kohe korraldame ära. Mitte paket, vaid on paket. Nii, meil peaks olema siin niisugune fail nagu mytest file retrieve on täitsa olemas, eks ole. Ja kui me nüüd vaatame, et mytest file on niisuguse sisuga, siis meil see mytest file retrieve peaks olema siis ka sarnase sisuga. mytest file retrieve, eks ju. Tundub, et enam-vähem nagu on, et ei hakka siin ükshaaval neid tähti nagu läbi käima, kas ta nii on või ei ole. Nii, see oli nagu üks lihtne võimalus, kuidas AWS-i enda käsku oleks nagu võimalik kasutada failide kopeerimiseks ja failide väljakutsumiseks siis S3-st. S3 iseenesest on ikkagi Object Storage ei ole transaktsiooniline. Te panete sinna faili üles, nagu Kaur slaidi peal oli näha, eks ole, sinna võib panna backup'id, arhiivid, multimeedia failid või kõik siuksed, mis nagu vajavad pinda, aga nad ei vaja pidevalt nagu niisugust muutmisega access'i. Andmebaasi näiteks S3 peale ei ole vast hea panna. Et selleks on ja üks võimalus siis veel, et AWS-i enda käsku kasutada. Teine niisugune väga levinud open source tööriist on S3 CMD. Niisugune utiliit, pean selle küll ära konfigureerima. S3 CMD konfigure. Jah. Panen siit, kus meil see oli, see võtmed, et siin kuskil näha. Siin. Ma pean need võtmed ära, et siis me saame selle S3 CMD-ga ka korraks näidata, kus millest kõik läheb üles nii nagu peab. Nii. Jah, just olla. Meil on õige. See on ka õige. Praegu me encryptionit ei kasuta siin. Ja HTTPS protokoll. Proxy serverit ei ole ja ütleme, et kõik on nagu testime ja just nii salvestame ja meil on nüüd S3 CMD ära konfigureeritud siis sellele paketile nagu ligipääsemiseks. Näiteks testime vahel S3 CMD, peame näitama siis kõik paketid ära, mis meil siin on. Demo paket on my company backups ja Kauri test paket on siin ka ilusti olemas. Ja objekte saame siis näha, kui võtame siis S3LS näiteks ja ütleme, et S3, ütleme, see saame demo paket, siin me panime mingi faili üles. Ja meil peaks nägema seda selliselt, meil on seal mingi kataloog, eks ole, mydir. Ma panen siis mydir siia juurde, et näeksin, et meil kindlasti on ikka fail üleval. Meie test-fail, mytest-fail on siin ilusasti ka olemas üleval. Et siis niisugune vahva tööriist veel olemas. Võib-olla üheseks huvitav on üks use case'i näiteks veel ära. Meil üks võimalus on, me paneme need faile sinna üles, aga Object Storage tähendab seda, et see fail pannakse objektina sinna üles ja antakse talle mingisugune metadata nagu ka sinna juurde. See on võib-olla kuupäevad ja võib-olla veel mingisugune tarkus või mingisugune informatsioon, sest tegelikult oli siin meil, kus me siin vaatasime seda objekti, et siin oli näiteks faili kasutaja info oli olemas, eks oli ära kirjeldatud faili suurus,
storage'i klass, eks ole, kõik asjad kirjutatakse siin nagu nii-öelda metadata nagu ära. Siis tegelikult objektide salvestamise üks jube hea asi on see, et sa saad neid metadata tag'e, võtmeid ja väärtusi nagu ise sinna juurde lisada. Et proovime näiteks luua ühe faili sinna üles, kus me siis paneme nagu oma metadata sinna juurde. Et siis AWS S3 API object et on meie siis see demo bucket. Nii, key on meil näiteks, ütleme, paneme sinna samasse mydir, paneme sinna mymetadata, erinev midagi. Ütleme, et meie fail on see mytest fail metadata, selle sama mytest fail selleks niimoodi failiks, mis me sinna üles laeme, eks ole. Ja paneme sinna siis, kirjeldame sinna mingisuguse metadata sinna juurde, metainformatsiooni juurde, metadata. See tuleks anda näiteks JSON-ina. Ma praegu seda valmis JSON faili ei ole, ma kirjutan lihtsalt siia ära, mida võiks olla. Näiteks keegi osakond, tal on teatud failid võib-olla, mida see osakond võiks kasutada ja paneme, et selle kirjutame siis nagu võtmeosakond, eks ole. Ja osakonna väärtuseks kirjutame näiteks, ma ei tea, mis osakond võiks ettevõttel raamatupidamine on näiteks pidamine, mingisugused tähtsad raamatupidamise dokumendid, paneme siia juurde siis, et dokument. Seda täpitehtiga võib-olla dokument type, pärast proovida, kas ta täpitehtiga tunneb nii arve, ütleme, et see on mingi arve, dokumendi tüüp. Nii, saime talle nime antud, ütleme, et see peaks meie metadata olema ja endpoint ka veel kirjutada, endpoint url on siis s3.pil.io ja midagi üldist, nii. Võetakse dokument üles, antakse meile see tag talle vastu ka ja kontrollime siis, kui meil on see objekt siis nagu ilusasti nüüd üleval siit list objects meil demo bucket url 3.io ja meil on olemas jah, selline fail on olemas. Eks see meie võti on siin näha. Ja siin on siis nii-öelda see nagu süsteemne metadata nagu olemas ka, aga kuidas me siis seda nagu enda metadatat siin näeme, siis selleks võime näiteks küsida seda infot selle objekti kohta, AWS S3 API add object. Oli meil demo bucket. Key on meil siis seesama metadataga key. Nii, ja endpoint ka loomulikult. Nii, ja siin meil olemas siis meil näha siis, eks ole, et meil tõepoolest on selline objekt olemas, tag peaks siis olema sama, mis siis nagu laadimisel anti meil, eks ole, ja meie metadata on siia ka salvestatud. Et selliselt, et pärast mingisuguse süsteemi kaudu siis küsida neid mingisugust tüüpi faile.
Nii, aga ma teeksin ühe niisuguse näite võib-olla või use case'i näitaksin veel ära. Kuidagi hästi pikalt olen seletanud juba, aga me jõuame kindlasti midagi näidata. Ütleme, et meil on olemas kuskil hästi populaarne tänapäeval ju Kubernetes, eks ole, ja Kubernetes halduslahendused. Ja siis mul on tehtud siin üks väikene Kubernetes ja ütleme Rancheri keskkond ja sinna Rancheri keskkonda on meil siis kirjeldatud üks klaster, demoklaster, mis jookseb Pilvio peal. Tõsi, see klaster küll praegu midagi ei tee, seal ei ühtegi asjalikku teenust ei ole peale tema enda monitooringu. Aga nende klastritega on paha lugu, on selline lugu, et kui miskit juhtub, siis võib juhtuda, et seda tahaks vaja taastada ja klastrite informatsioon teatavasti hoitakse keey value store andmebaasis nagu etcd. Kui seal midagi korrupeerub, siis kogu info, mis seal klastris on nagu põhimõtteliselt nagu üks öelda kasutu. Ja meil oleks hea sellest klastrist aega nagu backup teha või varundus või mingi koopia teha mitte klastrist endast, aga varundada just nimelt see etcd andmebaas ära, et siis on selle Rancheri kaudu näiteks saaks seda automatiseerida. Kirjeldame ära siin näiteks, et me tahame kuskil alla advanced optionite sektsioon. Kirjeldame ära, et me tahaksime sellest klastrist teha backupi S3, kirjeldame talle ära selle paketi, kuhu me siis selle backupi nagu panna tahaksime. Kirjeldame ära regiooni, endpointi. Ütleme, et me tahame selle klastri backupi siis panna ka kuskile alamkataloogi, et meil on grupeeritud, et ühed klastrid lähevad ühte kohta, teised teise kohta või üks ühte teise kohta. Kirjeldame siis access key'd ja secret key'd, siin on veel üht-teist, võib-olla mingi sertifikaat ka sinna juurde võimalik panna. Ja siis selliselt, ütleme, et me tahame iga 12 tunni tagant siis selle backupi nagu ära teha ja hoiame 6 backupi nagu alles või 6 varukoopiat nagu alles sellest. Ja siin on võimalik kirjeldada muidugi mingisuguseid muid optsioone, hästi palju erinevaid variante veel ära. Ja siis ütleme selliselt, siis tehakse meile iga 12 tunni tagant tehakse see varukoopia meil ära ja ma kohe näitan ka, mis meil selle, kuidas see varukoopia võiks nagu välja näha. Ma ei hakka siin praegu seda rohkem tegema, siis ma eile panin selle tegema, et meil üks varukoopia peaks sellest olema. Mul on siin kuskil olemas siin niisugune aken, mille ma kohe välja jagan. Ja see varukoopia on siis, eks ole, meil oli siin kohe niimoodi, vaatame, et meil kõik. Meil muutus juba võtmed ja pole viga. Kohe muudame need võtmed tagasi. Üks moment. Võtmed tagasi hästi ja tegime andmetele. Save. Nii, ja saime need oma andmetele uuesti ligi. Meie paket, kuhu me selle klastri backupi tegime, oli siis My Company Backups ja kataloog, kuhu me panime, oli siis demoklaster backup ja see backupi nimi on siis selline arhiivi fail, eks seda, mida me siis saame, mille pealt me saame siis seda oma klastrist selle etcd uuesti nagu taastada. Et ma siit praegu võib-olla lõpetaks selle demo ära. Kaur, kas me ütleme midagi hea? Jaa, võtame küsimusi vastu. Küsimus ka rohkem. Kas meil on tulnud? Praegu vist ei ole rohkem tulnud. Tea. Tere tulemast meie S3 kasutama. Miks mitte ka virtuaalmasinaid. Et kui rohkem siin peale selle ühe küsimuse, mis alguses ei ole, siis aitäh kõigile ja tänud, et kuulasite meid.